Meelis Mõttus, ole hea, räägi sellest. Ma ei tea, kas hääl tuleb kuskilt. 1, 2, 3, nii et tere, mina olen Meelis Mõttus. Et kes eestlased on, oleks mind kindlasti ära tundnud, kui mul oleks pikk mantel seljas ja 3-liitrine pudel käes, sest niimoodi on meedia mind brändinud. Aga igapäevane elu on tegelikult, ei ole päris nii lillepidu. Et ma tänan korraldajaid, et korraldajad mind siia kutsusid ja andsid võimaluse tutvustada siis, kui eelmine mees rääkis, kuidas linnas asja aetakse, siis ma räägin seda, kuidas Eesti ääremaal kõige kaugemas Eestimaa lõunapoolses nurgas. Olen asju ajanud ja ma vaatan, kus pult ja kas ma edasi saan kuskilt. Et mis sealt siis järgmise slaidi pealt tuleb. Raamus küll. Nii et kes mind ei tunne, siis ma olen seal maal tegutsenud, ostnud kunagi kolhoosi ja siiamaani olen seal tegutsenud erinevate firmadega ja on olnud häid ja halbu aegu. Ma olen teinud väga palju taotlusi igale poole, alates jäähoki varustusest ja lõpetades robotlaudaga. Et mingi 30 taotlust kindlasti olen teinud, olen saanud vast positiivseid natuke rohkem kui negatiivseid vastuseid. Ja võin julgelt öelda, et ma olen maaelupraktik. Et ma ei ole teoreetik, ma olen praktik. Ja ma olen kogu aeg seal elanud, ma olen seal sündinud, kuigi tegelikult 4 kilomeetrit üle piiri Läti Vabariigis olen sündinud, 3. poeg, 2 päeva seal ja siis koju tagasi. Ja olen praegu ka seal elanud. Nii et ja ettevõtlusega, kogu aeg eraettevõtlusega tegelen. Et ükskõik, kus sa Eestimaal elad, sellega, mis seal esimene sõna on, maaelupoliitika, ei saa üle ega ümber. Kas tahad või ei taha, roni punkrisse sisse, ikkagi ei saa. Sa pead sellega arvestama. Kelle jaoks ta on pidur või on gaas, sõltub ajast, kohast. Meil on selline, Eestimaa on valinud sellise tee, et kiiremini kõrgemale, kaugemale, kui piimasektorist rääkida. Piimandusstrateegia on selline, et 1 000 000 tonni on ja siis tahetakse seda saavutada ükskõik mis tingimustel ja ainult see ja arvatakse, et see on suur saavutus. Ma ei tea, kui suur saavutus see on. Täna on olukord selline, ei ole väiksed rahul, ei ole suured rahul ja me oleme lõhkise küna ees. Ei ole keegi rahul, et midagi on pandud mööda. Mina arvan niimoodi, et ja ka millega sa seal maal tegeled. Maal ongi ju niimoodi, et puit, toit, turism. Ega sul millegi ja sa sõltud ülikõvasti poliitikast. Et kui see Euroopa Liit tuli, siis hakkasid sellest järjest rohkem sõltuma. Loomulikult on hea võtta toetusi, aga see toetuste võtmine, see ei saa olla igavesti niimoodi. Et mingi aja hetk tuleb sul hakata ju iseendaga hakkama saama. Ei ole võimalik niimoodi. Ja mul on siiralt kahju, et Eestis on sellest piimanduse variandist, mis ei ole efektiivne ja intensiivne, et sellest on väga vähe räägitud. Praktiliselt ei olegi. Ma olen käinud 26 aastat piimafoorumitel, sellest sisuliselt minnakse lihtsalt mööda. Aga mina arvan, et meie riigis on see võimalus olemas. Et oleks pidanud sellele nagu rohkem tähelepanu pöörama. Ja ma olen seda nagu ise siis teinud. Ja kui sa siis saad aru, et põhimõtteliselt need tingimused sul kogu aeg veel kehvenevad. Et Eestis räägitakse küll sellest, et Euroopa Liit kohtleb oma riike ebavõrdselt, aga Eesti siseselt, piirkonniti, on veel suurem ebavõrdsus. Et kui alguses oli LFA toetus, me elasime piiri peal, meile maksti seda, siis natuke aeg hiljem see toetus kadus ära. Kuigi meil on boniteet on kehvem, mägised on põllud on hästi väiksed, sul on võib-olla 3 korda rohkem aega niitmise peale kui suure põllu peal. Sa oled turust 300 kilomeetri kaugusel Tallinnast.
sul on kulud oluliselt suuremad, sa maksad rohkem riigimakse ja sa saad vähem. Ja sama, kui sa saad sama võrra toetust, on veel hästi, aga siis tuli üks minister, tehti Natura alad. Ma ei tea, kes aitas neid jooni tõmmata. Siis tuli järgmine minister, tehti nitraaditundlikud alad. Siis tulid uued valimised, nüüd viimased valimised ja meie piirkonna inimesed näitasid selgelt välja, et nad ei ole olnud rahul selle maaelupoliitikaga, mis siiamaani on olnud. Nad näitasid seda selgelt välja, aga varsti kiiresti tuli pettumus, kui ajalehed sai lugeda, et Saaremaal makstakse 250 lehma kohta toetust rohkem. Kuidas mina saan olla konkurentsivõimeline Lõuna-Eestis, kui 150 lehma peal, Saaremaal sama mees, mul sõber, tal on paremad põllud, turg on lähemal ja ta saab 40 000 eurot rohkem. Ühes Mercedesi Sprinteri raha aastas. Mul ei ole teoreetilist võimalust. Ma pean ise otsima väljapääsu. Ja mul on säärne tunne, et uppu ja päästmine uppu ja enda asi. Et enam kuskilt abi ei saa. Et kõige suurem abi oleks see, kui keegi ei segaks su tegevust. Ja siis aga see on kindlasti hea, sellepärast siis hakkab siit midagi kuskilt tööle. Ja veel intensiivsemalt. Ja siis oligi niimoodi, et nii nagu siin on, ja siis ma mõtlesingi, et ja nüüd praegust, ma ei tea, mis järgmised perioodid toovad. Siin on need sõnad diferentseerida, kas capping tuleb, ei tule, Eestis räägitakse nii ja naa, ma ei usu selle peale. Ja siis ei jäänudki muud üle, kui me proovisime siis ise midagi teha. Ja enda tegemine oligi siis selline, et kurat, nüüd pajutasin kuskil vale nupu peal. Ahah. Et uppu ja päästmine on uppu ja enda asi. Et siis sa pead hakkama kuskilt otsast midagi tegema. Ja siis oligi niimoodi, et põhjused on seal eespool, siis oli Piimameiereide liit, kus me siis mõtlesime, et räägime, mismoodi Päikekäitlejate liit, et seal on juba olemas kogemused, et läheme selle liidu liikmeks, et mismoodi. Siis käisime õppereisidel Euroopa Liidu ääremaades, maksumaksja raha eest alguses, 5 riigis vähemalt kuskil, Lõuna-Prantsusmaal, Sveitsis, mis ei olnud küll Euroopa Liit, siis Rootsist alustasime vist Itaalia, Holland, kus neid juustusid tehakse ja uurisime seda, et kuidas ääremaal elatakse. Kuidas Saaremaal saab ära elada piimaga. Ja siis järjest targemaks saime, siis hakkas juba meel muutuma ja hakkas tekkima see ettekujutus, et mis piimast on veel võimalik teha ja millist piima on võimalik toota. Et kas peab kõige odavamat piima tootma, mis maailmas on ja peab seda tegema kõige väiksemate kuludega. Et kas see on Eestis reaalne või ei ole. Ja siis ega mismoodi sa teistmoodi, kuhu sa lähed, kes sind ootab? Üks võimalus, et sa lähed piimaga turu peale. Kus sa muidu raha saad? Piimakombinaadist saad vähe raha, tahad rohkem saada, lähed turu peale. Aga kui sa Eesti turu peale lähed, Eestis ei ole piimale kehtestatud miinimumi, paljudes Euroopa Liitudes on, et dumpinguga pannakse piima. Praegu ka vist oli kuulda, et mõni nädal kuskil 17 sendiga keegi müüb liitrit piima kaubandus. Kui moodi sa lähed sinna oma piimaga? Aga me läksime oma piimaga, Maamessile läksime, siis läksime poodidesse, pillimees kaasas, võru keelen, kitsemi maast Taivani toda piime, mis meil siis oli. Võru keelen alati, kitsemi alati rääkisime niimoodi, et kirjakiilt me ei mõista, aga piim on meil hää. Ja inimestele meeldis, olid nõus maksma selle eest rohkem raha. Ja käisime presentatsioonidel, pillimees kaasas, kõik oli võrukeelne, Stockmannis ka käisime ja alguses nagu päris lõbus oli, osteti ka kallimalt meie asju kui teisi piima, aga see pidu ei kestnud kaua, sellepärast, et me hakkasime ka niisama otsima siis turgu ja ega kogemusi ei ole, kus see seal oma maamehe kogemusega, ja vajadus ja maamehe kogemus sundis siis turundama. Sul ei olnud enam teist võimalust. Ja siis me proovisime ikka niimoodi ja siis laiendada ja siis ühest ketist tuli selline vastus, et krediidireiting on kehva, et me ei saa võtta. Kõik oli läbi käidud, ostujuhiga oli kõik viimase pealt toode, kõik on hea.
ja siis üks moment tuli, et kõik krediidireitingud, see on, et ei saa osta. Siis ma mõtlesin, et no tõesti selline tunne, et konna lombis ja toonekurad jalutavad ümber ringi. Ja ainukene väljapääs on see, et hakka mutiga koostööd tegema. Tõesti oli selline tunne. No. Ja ega ausalt ütelda, siis ei viitsinudki enam Eestis eriti palju vaeva näha. Et aru oli saada, et peaga vastu seina, noh, kui kaua. Ja siis, kuna me oleme Euroopas käinud palju, näinud, mis seal toimub, ja siis mõtlesime, et ikka uuesti jälle. Vaatame nende meeste juurde, kes nende asjadega tegelevad. Et mismoodi see asi käib. Ja põhimõtteliselt ühes juustukeldris hakati meid spiooniks sõimama. Sellepärast, et me läksime sinna juustukeldrisse, otsime niisuguse turismipaketi, 200 €, aga meid oli ainult 3. Ja siis mina olin ja siis giid oli selline, kes oskas eesti keelt ja võru keelt ja prantsuse keelt. Siis lätlane oli autojuht ja siis, kui me seal ringi käisime niimoodi mööda teda ladu, siis giid tõlkis mulle eesti keeles prantsuskeelse jutu. Siis ma tõlkisin talle vene keeles edasi. Aga vahepeal, kui me giidiga omavahel rääkisime, siis me rääkisime võru keeles. Ja kui keegi autojuhile helistas, siis ta rääkis läti keeles. Ja siis, kui ma ei viitsinud autojuhile tõlkida vene keelde, siis ta oleks suvalisest uksest sisse, vaatas, tegi pilte. Ja me jõudsime siis selle ja too tutvustus oli tund aega. Tund ja 20 minutit oli tutvustus. Niimoodi igal pooliga põhjalikult tutvustad ja siis, kui meil hakkasid juba küsimused ka nii väga spetsiifiliseks minema, siis oligi niimoodi, et too giid, noor giid, kes meil oli, too tõmmatigi kõrvale ja tuli teine mees asemele. Ja meid tõemeeli peeti spiooniks. Aga siis, kui me hakkasime lõpus veini jooma, siis jälle me suutsime selle ära selgitada. Pool tundi oli siis see prantsuskeelne seal, et meid süüdistati spiooniks. Ja siis me suutsime selgeks teha, et Comté juustu me ei saa kunagi tegema hakata. Aga teil ei ole ka jälle võimalust meil keelata head juustu tegemist õppida. Noh, ei ole võimalik, me võime panna olla ükskõik mis nime ja me saame seda teha, et aga Comtéd me ei saa ju mitte kunagi teha. Saage aru sellest. Ja noh, niimoodi oli ja siis ja niimoodi me käisime seal, uurisime, kuidas ta elu siis käib. Ja siis saime aru, meile suudeti see selgeks teha, et kui sa tahad korraliku juustu teha, siis on lüpsisoe heinapiim, vaskkatel ja kindel tõug. Sellisest piimast, mis Eestis piimakombinaadi väravasse jõuab, juustu teha ei ole võimalik. Sellest me saime aru. 7 aastaga või kõik kokku 5, niimoodi. Me saime tegelikult kuskil mingi 2. või 3. Prantsuse reisil me saime aru. Ja siis me, tegelikult meid võis ka spiooniks pidada, sest tegelikult me urgitsisime neid asju ja nüansse seal ikkagi päris täpselt. Et kuidas, mis, nii ja naa. Ja endal olid ka juba enne kogemused ja siin oli juba neid piimakoolituse kõiki tehtud ja mitu korda ikka kooputati, kustu kuradi juust sealt seest katki. No nii nüanssideni läksime. Ja siin on kelder, selles keldris on juustud, kes on juustusõber, tunneb juustud ära välimuselt. Üheski, siin on palju piima, aga üheski keras ei ole sellise lehmapiima, mis annab üle 5000 liitri aastas. Üheski keras. Aga siit keldrist ühtegi kera alla 20 € liitrist või alla 20 € kilost välja ei saa. Mul ei olnud aega nii palju, et otsida. Ma oleks võinud siia teise pildi kõrvale panna. Hollandis või Taanis tehtud 100 korda suurem kelder. Ja samasugused, enam-vähem samasugused juustud ja ma oleks ütelnud, et sealt saab juustu kätte 2,95. Selle piima hinna juures, mis meil praegust on. Kumba juustu on mõttekam? Kui sa oled seal kuskil Lõuna-Eestis, elad ääremaal, siis kumba juustu on mõttekam tegema hakata? Teoreetiliselt sa ei saagi seda juustu tegema hakata, mis maksab 2,95. Seal on oma ette teemad, kuidas need suured seda niimoodi teha saavad, aga nad saavad seda teha. Aga sellist juustu järgi teha
20 eurot kilo, sama palju piima läheb kui sinna, kus 2,95 on kilo. Et seda me hakkasimegi siis uurima, et kuidas ta niimoodi on võimalik. Ja siis me nägime neid selliseid poode ka seal igal pool. Juustuhinnad on nii ja naa, võtta üks, no igal juustul on oma story, igal juustul. Ja siis me hakkasime seda mõtlema, et kuidas siis nende inimesteni jõuda. Ja jõudsime. 2018-20 september oli Põhja-Itaalias. Prantsusmaal ma olin ka ennem käinud. Prantslastega, nad on veel suuremad konservatiivid kui on itaallased. Prantsusmaale, meil on praegu niimoodi, et talvel söödame siloga lehmadele sellise juustukeraga keldrist ei saa. Itaallastel on veel võimalik. Et kui me saame ikka 100% heinapiima peale, siis me oleme kindlasti ka Prantsusmaal ühes laagerduskeldris. Aga me leidsime suurepärased keldri ja olime seal 7 tundi. Läksid meil esimesed läbirääkimised, kestsid. Alguses tuli see mees võrriga, see Massimo, hommikul tuli võrriga ja enne äraminekut siis ma õpetasin särgitriiki jälle, kes oli puujalaga üks naine, tollele õpetasin Reilenderi tantsimist seal nende poes. Ja siis enne äraminekut, nad ei tahtnud meid ära lasta, et sa pead tulema vaatama ikka, kuidas trühvleid korjatakse, et ei saa ära, aga väljas hakkas pimedaks minema. Siis lõpus ütles, et ei, et no siis vähemalt, et ta sõidutab autoga mind. Ja siis sõidutas, ma 150 meetri peal sai 200, ma mõtlesin, kui saaks eluga kodu Eestis, siis oleks kõige parem. Ja niimoodi me saime, aga kui ma sellele mehele oleks rääkinud, et mul on kaudajuustud ja mul on 20 erinevat maitseainet, millega ma maitseaitest ja mul on maailma parimad juustud, Holstein-Friisid, siis ma oleks tunni aja pärast sealt ruumist lahkunud, mul oleks viisakalt töötud, et aitäh, et sa tulid. Ja oleks meil läbi rääkinud niimoodi lõppenud. Aga ma rääkisin talle sellest, et meil on Eesti punast tõugulehmad. Neid lehmi on maailmas 14 000. Meil ei ole mürke, meil ei ole väetisi, me ei kasuta GMO-sisaldusega putrusid, me ei anna antibiootikume lehmadele. Me oleme väiksed, vaesed, alles alustajad, aga meil on hirmus kõva tahtmine juustumaailma sisse tulla. Ja ma ei tea, kas siis see läks hinge inimesele ja siis me jõudsime, seal on ühistu 17 tootjat, erinevad laagerduskeldrid, üks kelder on seal taga, kus meie juustud on ka. Meie oleme 18. Ja esimene päev läks sõbralikult, aga seal sai siis kokku lepitud, et esimesele maamessile tulevad itaallased ka esimesel maamess. Meil ei olnud endal meie reidki valmis, meil ei olnud juustuvormegi. Ja me ütlesime, et jah, me tuleme esimese koormaga Itaalia keldrisse, esimese tonniga ja võtame teie juustud ja toome Tartuse maamessile. Ja saigi kokku lepitud tookord seal nii. Ja me tegime ka nii. Täpselt nii tegime. Et me ütlesime, et me oleme 15 aprill juustudega seal ja me olime 15 aprill juustukoormaga seal. Loomulikult on see keeruline. Et sinna jõud. Me ei osanud juustu teha, meil ei olnud juustu vorme, meil ei olnud meiereid, kui ma selle lubaduse välja käisin. Meil ei olnud rahaga. Aga sinna ma jõudsin. Ja niimoodi me olime maamessil. Kooperatiivi president, pressiesindaja, Castelmano, Testun, Metsavenna oma, see oli meil siis enda keeld. Ja niimoodi olime maamessil. Hirmsasti, põhimõtteliselt läks inimestele korda. Inimesed tulid, juustud on kallid, aga head. Üks seik, mis maamessil mul meelde jäi, lambahallitusjuust on siin. Üks mees tuli, ma mõtlesin, et ta tahab õlle raha küsida, aga ta ostis kilo juustu, mis maksis 40 eurot kilo Tartu maamessil. Välimuse järgi ma mõtlesin niimoodi. Mul oli pärast endal sisemiselt lihtsalt piinlik, et ma nii mõtlesin. Tal oli 2 kilekoti käes ja tuli ja ma mõtlesin, aga niimoodi me siis nendega, need siia Itaaliast siia siis saime ja suhteid siis loome. Ja loomulikult me siis hakkasime kõigest väest üritama.
Eestis ka ikkagi kiidame oma piima ja müüme siin ja sääl veel, Lõuna-Eestis me müüme suurtesse kettidesse, enam ei trügi, kedagi häirida ei taha. Itaallaste käest saime vitriini ilma rahata, siis noad, paberid, asjad, kõik see, mis on vaja juustu müügiga, noh, mida sa pead teadma, sellised elementaarsed asjad, kõik need me saime ilma rahata nende käest kätte. Ja ma läksin Itaaliasse, siis loomulikult ma teadsin seda, et kui ma lähen sinna ja ma ütlen, et ma tahan midagi müüa, siis ma kindlasti ei saa nendega koostööd, aga ma läksin sinna ostma. Ma läksin sinna ostma laagerdusteenust ja olin sõbralik ja tänu sellele jõudsime siis nii kaugele, et ilma rahad anti need, siis see ja siis ma lubasin tookord, siis kui autoga sõidutid, et seenele jäi minemata, et ma tulen 20. september 2019, ma olen seal ja lähen seenele ja me tegime nii. Aga selle aja peale nad olid juba siin korra käinud ja meil oli 4 koormat juustu, kõik need juustud, näed, siit on näha, kõik need juustud on meil siin Metsavenna meiereis tehtud ja kõik on siit Itaaliasse viidud. Esimesed juustud on tagasi, raklett ja tuhatriip on ka juba tagasi. Ülejärgmine nädal Tallinna messil on näha siis 2 sorti juustu, mis on meil tehtud, Itaalias käinud ja siis tagasi toodud. Pluss veel meie sõirad 3 ja nii, et 24 erinevat asja. Mitte ükski ei ole maitseainetega tehtud. Trühvlijuust on, aga kõikidel juustudel on iseloom. Kõikidel on oma story. Kõikidel juustudel. Meie juustud, mis meie teeme, on siis, kuidas nad siis teistest erinevad, sest me ei tahtnud midagi välja mõelda, me tahame teha maailma klassikat, sellist, mis eestlastele meeldib, aga Eesti punast tõugu lehmade piimast. Kui me seda ei oleks teinud, noh, siis see on ainukene niisugune kõva argument, et on Eesti punast tõugu lehma piimast maailma klassika. Ja mis kõige hullem on, tal on maitsega kuramus, maru hea. No, ta ei jää alla nendele, noh, see on super luks. Ja siis, noh, siin on kõik need juustud nimepidi, et mis me siis, kes tahab maitsta või kes tahab, siis võib sinna Tallinnasse tulla, seal saab kõiki neid maitsta, saab presidendiga rääkida, minuga saab seal rääkida ja me saame personaalseid pakkumisi teha. Kui mõni restoran näiteks tahab teha enda restorani nimelist juustu ja ütleb mõne temperatuurikraadi, mis ta tahab, siis 3 kera kaupa põhimõtteliselt on võimalik teha. Itaalias laagerdame, toome tagasi sul restorani laua peale ja ainult sinu restoranis on selline juust. Et praeguse hetkel oleme siis nii kaugele jõudnud. 2020 esimene kvartal, arvatavasti veebruaris. Jaanuaris tuleb itaallane meil sinna meiereisse tööle ja esimene 500 kera sellist juustu enam Eestimaale tagasi ei tule. See on siis 1,5 aastat või peaaegu 2 aastat, jah. Et kui ma enne kuulsin, et rukki selle terast leivani läks 2 aastat, siis ma mõtlen, et kuram, see läks ka päris kiiresti tegelikult. Kuigi kõik ise ka tunned, et hirmus aeglaselt ja nagu tigu liigud edasi. Aga nii on. Ja all on üks lause. Ma ennem kuulsin siin küll, minister ütles ja rääkis päris pikalt nendest meetmetest kõike, millega ja kuidas aidatakse. Aga näed, kes meid aitas. Võrts, järv, päikseloojang ja metsakohin. Viisakusest jätsin selle viimase pildi pealt välja. Käsi on püsti küll, aga jätsin tule pildi pealt välja. Aga tänan tähelepanu eest.